Horsshow'lt muidugi meenutada võitu, ma ei kujuta ette, mis aasta oli, 2008 äkki. No ja kodus võit on alati meeletu emotsioon ja eks võib-olla tagantjärgi mõelda, siis sai nagu võidule üle ka reageeritud, et see tundus nagu olevat kõige tähtsam asi tollel ajal ja eks ta tegelikult oligi, et kuigi me kuskil mujal ka saime mingisuguseid kohti ja läks hästi, siis kodu on see koht ja Horseshow on alati olnud midagi erilist olla eesotsas. Ma arvan, et minu puhul tavaliselt on sedasi, et keegi ajas maha tõkke, sellepärast ma võitsin. Et Gunnariga vist oli ja Gunnar ajas ühe tõkke maha ja kiirusomadustelt me muidu vist oleks alla jäänud, aga no magus oli ta ikka. Concorde oma väljanägemiselt ja oma omadustelt võib-olla ei tohiks üldse kuuluda ühegi maa takistussõidu eliiti, kuna ta on niisugune natukene, ta on raskepärane ja tema sõiduomadused ei olnud nüüd kõige paremad, aga suur hing ja tahe alati sportlast teisele poole tõket viia puhtalt, need on need, mis viisid edasi. Täna on niimoodi, et ta oleks konditsioonis täitsa võistlema, niisuguseid toredaid klasse harrastajaid ja ta on hästi hoitud ja söönud, aga moment meil ei ole aega jäänud temaga trenni teha, kuna meil on väike laps ja siis kogu aur on kulunud ikkagi selle peale, et hoida teised sporthobused korras. Ta ei ole unustatud, aga moment ei ole ta nüüd, ütleme, täistreeningus. Ma ei oska öelda, kõik Horseshow'd on olnud erilised juba selle poolest korralduse ja läbiviimise poolest on üritatud maailma tasemel võistlust korraldada, nii et minu jaoks on olnud, erilised on ikka need, kus sa võidad, aga see on üritus, mida sa saad võrrelda ikkagi maailma tasemel võistlustega just korralduse poole pealt ja see sportlastele nagu mõjub hästi positiivselt, et kõik on su jaoks tehtud ja üritatud teha parim, mis on võimalik. Üks eriline on 2008 aasta, muud on, ma vist olen äkki olnud korra veel koha peal, aga see on meie aasta sündmus igal juhul olnud ja loodame, et ta nii jääb. Sellepärast sportlasena, et kui läheks ilma hobuseta, siis see oleks nagu minu jaoks aja surnuks löömine. Et kui teised inimesed ootavad võib-olla seda aasta sündmust, et minna vaatama, siis me sportlased, kui me peame terve päev ratsutamist vaatama, ma ei oska öelda. Ta mõjub natukene selliselt, et tahaks ju ise ka. See on meie aasta sündmus, see on nii auhindade poolest kui glamuuri, kui kõige poolest ta on siiamaani, ma arvan, kõige täiuslikum võistlus meie ringkonnas kindlasti sees eriti. Super tingimus, sellest juba palju see sportlasel vaja on. Mina selle korralduse poole pealt nii ei tea, mis peab kedagi motiveerima. Ma arvan, et neid motiveerib ka see, kui nad saavad iga aasta võimalikult palju häid ratsanikke oma võistlusele, siis nad näevad, et nad teevad õiget asja. Kui sponsoritele meeldib, kuidas on võistlus üles ehitatud ja korraldatud, ma arvan, kui nad 15 aastat järjest on suutnud nii head võistlust korraldada, siis on mõlemad pooled seal olemas. Publik on leidnud siiamaani Horseshow's sellise momendi arvatavasti, kus asukohana ja momendina on kindlasti kõik nii ajalooga juba, et need, kes on juba kordades käinud, need on saanud sellise positiivse laengu juba sellest rahvamassist, mis seal on kõik koos, elada kaasa. Et see minule kui sportlasele, ma ei ole kuskil mujal maailmas, välja arvatud Aachenis, näinud, et sul on täis maja niimoodi ja elatakse kaasa südamest. See on midagi erilist ja sellepärast on ka sportlasena see närv või adrenaliin on kahekordne seal, isegi ka väiksemates sõitudes. Tulge vaatame meie parimaid hobuseid ja sõitjaid. Seda me teeme ka teie jaoks. We are with chemicals.
just go.